Tervist! Täna sukeldume sisse ühte kõige pöörasemas ideesse tänapäeva teaduses, mille taga on kognitiivteadlane Donald Hoffman. Ja see on idee, mis seab kahtluse alla absoluutselt kõik, mida sa arvad end ümbritsevast maailmast teadvat. Nii et lähme kohe asja kallale. Alustamegi ühe, väga otsekohese küsimusega. Mõtle korraks. Sa näed seda ekraani, tooli, millel istud, võib-olla on sul laual kohvitass. Sa eeldad, et see, mida sa näed, ongi päriselt olemas. Aga kas see on tõsi? Ja siin ongi see šokeeriv vastus, mis tuleb otse matemaatikast. Tõenäosus, et meie, inimesed, oleme evolutsiooni käigus arenenud nägema objektiivset reaalsust, on 0. Mitte peaaegu 0, mitte väike, vaid täiesti 0. Ja see tekitab muidugi kohe küsimuse, kui me ei näe tõde, siis mida paganat me üldse näeme? Ja sellega jõuamegi esimese osani. Sinu silmad valetavad. See kõlab ju täiesti uskumatut, eks ole. Kaine mõistus ütleb, et meie meeled on arenenud just selleks, et meile tõde näidata. Ellujäämiseks pead sa ju ometi nägema kiskjat täpselt sellisena, nagu ta on, aga tuleb välja, et moodne evolutsiooniteooria pöörab selle loogika täiesti pea peale. Teaduslik tööriist, mis selle jahmatava väite taga on evolutsiooniline mänguteooria. See on põhimõtteliselt Darwini teooria, aga matemaatika keeles. See lubab meil päriselt välja arvutada, kui suur on tõenäosus, et meie tajud vastavad tegelikkusele. Ja selgub, et evolutsioonimängu eesmärk pole kunagi olnud tõde näha. Eesmärk on ellu jääda ja järglasi saada. Mis viib meid teise osa juurde, see 0% tõde. Vaatame nüüd natuke lähemalt, kuidas see matemaatika ja loogika selle vapustava väite taga tegelikult toimib. Et sellest loogikast aru saada, kujuta ette arvutimängu. Ütleme Grand Theft Auto. Sa võiksid proovida mängu mängida vaatades arvuti sisemist koodi, kõiki neid miljoneid volte ja vooluringe. Aga sa kaotaksid iga kord mängijale, kes näeb lihtsat kasutajaliidest, rooli ja teed. Evolutsioon töötab täpselt samamoodi. See ei näita meile tõde, sest see on liiga keeruline ja aeglane. See annab meile lihtsa kasutajaliidese, mis aitab meil ellu jääda. Ja siin see siis ongi. Pärast kõiki neid mudeleid ja arvutusi on evolutsioonilise mänguteooria tulemus täpselt 0%. See on tõenäosus, et me näeme objektiivset reaalsust ja see pole mingi filosoofiline uitmõte, see on puhas matemaatiline tulemus. Okei, selge. Kui me ei näe reaalsust, siis mida me näeme? Ja siit jõuamegi kolmanda osani. Reaalsus on peakomplekt. See on Hoffmani võimas metafoor, mis aitab kõigest sellest aru saada. Hoffman ise ütleb nii. Aegruum ei ole olemise lõplik alus. See on triviaalne peakomplekt. Mida see tähendab? See tähendab, et see, mida meie peame reaalsuse vundamendiks, ruum ja aeg, on tegelikult lihtsalt meie taju peakomplekt. See on meie isiklik virtuaalreaalsus. See võrdlus siin näitab seda eriti hästi. Objektiivne reaalsus on nagu superarvuti, mis seda mängu käitab, meeletult, lõpmatult keeruline. Aga see, mida meie kogeme, on mängu kasutajaliides. Lihtsad sümbolid nagu rool ja tee, mis on loodud ainult selleks, et meid mängus elus hoida. Need ei ole loodud selleks, et meile arvuti sisemust näidata. Ja siit tulebki üks kõige veidramaid järeldusi. Kui reaalsus on peakomplekt, siis objekte pole olemas siis, kui sa neid ei taju. Täpselt nagu mängus, kus rool ilmub ekraanil alles siis, kui sa sinna vaatad, nii renderdab ka sinu teadvus kuu alles siis, kui sa seda vaatad. Hetkel, kui sa pilgu ära pöörad, siis sinu kogemuses seda kuud lihtsalt pole enam olemas. Aga oota, see läheb veel sügavamale. See teooria ei muuta ainult meie arusaama reaalsusest, vaid ka teadvusest endast. Ja see viib meid neljanda osa juurde, mis on täielik paradigmanihe. Idee, et teadvus on esmane. Vaatame seda võrdlust. Tavaline teaduslik pilt on selline, et kõigepealt oli suur pauk, mis lõi aegruumi ja mateeria. Siis sellest arenes aju ja aju kuidagi tekitas teadvust. Hoffmani teooriaga pöörab selle kõik pea peale. See ütleb, et teadvus on fundamentaalne. See pole üksik asi, vaid lõpmatu võrgustik teadlikest agentidest. Ja see võrgustik ise loob aju ja kogu aegruumi kui oma peakomplekti, et ennast kogeda. Ja ma tahan rõhutada, et see pole mingi suvaline filosoofia. Hoffman ja tema tiim töötavad välja ranget matemaatilist mudelit nendest teadlikest agentidest. Nende eesmärk on tuletada füüsikaseadused otse sellest teadvuse võrgustikust. See on teadus täies hoos. Ja lõpuks 5. osa. Mis juhtub, kui me päriselt hakkame mõistma, et me elamegi peakomplektis? Siit algavad tõeliselt ulmelised võimalused.
kujuta ette, kui me õpime, kuidas selle peakomplekti koodi muuta, muutud kõik võimalikuks. Me ei pea enam reisima läbi ruumi, et jõuda Andromeeda galaktikasse. Me saame lihtsalt oma koordinaate muuta. Fermi paradoks, see lihtsalt kaob ära. Tulnukad on kõikjal, me lihtsalt ei näe neid oma praeguse liidesega. Ja teadus võib leida matemaatilise aluse iidsele vaimsele arusaamale, et me oleme tegelikult kõik üks. Ja see ongi see küsimus, millega ma tahan teid täna mõtlema jätta. Kui see, mida me peame kogu universumiks, on vaid üks paljudest võimalikest kasutajaliidestest, siis mida me veel ei näe? Mida veel on olemas? See avab ukse põhimõtteliselt lõpmatule uurimisele. Aitäh, et kaasa mõtlesite!